Jõuame aastasse 2015, 42 või 19. jaanuar, 35 inimest on tänaseni leidmata. Nende seas on leidmata ka Kristo, Jaanus ja Markus, kellega vanemad on täna siin. Kristot nähakse viimati 28. august hommikul Aakres Valgamaal bussipeatuses. Tal on selles seljakott ja liigub sealt teadmata suunas. Õhtul ta saadab oma vanematele sõnumi ja hilisemalt politseile kindlasti sõnum saadetakse ema ja suurosa piirkonnast. Poolteist nädalat hiljem avastavad vanemad, et Kristo dokumendid on kodus. See ei ole midagi ebarelikku, et ta ei ela kodus, et ta käib ja ta on iseseisev inimene, on seal, kus ta tahab. Ja kui on kuu aega möödas, siis vanem tundub, et see enam ei ole normaalne, et nad oma poja pööndust ei saa. Nad tulevad politseisse avaldusele. Meie oleme Kristot otsinud eelmisel sügisel Emajõe Suursoo piirkonnast väga suurel territooriumil tänu sellele sõnumile ja tänu sellele, et me leidsime sealt ka 3 erinevat inimest, kes kirjeldasid meile temale sarnast inimest. Kuna nad ei tunne teda, siis ei saa 100% väitud, et nad tõesti nägid seal Kristot, me ei ole teda leidnud. Kuna me ei tea ka tema liikumist tänaseni, ei ole seda tuvastanud politsei, siis meil on palve, et kõik, kes võisid või kes mäletavad midagi, siis Kristo välimusega noormehest Tartu, Kastre, Melliste piirkonnas augusti lõpus, septembri alguses. Hea on seda meenutada sellega, et 1. september läksid lapsed kooli ja kes võistleda näha kuskil seal piirkonnas liikumas veel lisaks nendele, kes meil on sellest teada olnud, siis palun võtke meelde ühendust.